tulemast mootorite maailma. Tänase saate avalõik tuleb Mulgimaalt. Kevadsuvise motokrossi hooaja avavõistluseks on traditsiooni kohaselt mulgikross ja siit me alustamegi. Viljandi motoklubi järjepidev töö Holstre Nõmme krossirajal on vilja kandnud. Seekordne korraldus ületas oma taseme poolest kõik varem nähtud. Rohkem kui 200 autot olid boksidesse korralikult paigutatud, 2000 meetri pikkune suhteliselt kiire rada sportlastele meele järgi ja pealtvaatajatele hästi jälgitav. Suurt tähelepanu oli pühendatud turvameetmetele, mis on see magnet, mis iga aprillikuu 3. laupäeval toob Mulgimaale väga tugeva sõitjate koosseisu ja tuhandeid pealtvaatajaid. Kõigepealt hull järjepidevus, see on 16. mulgikross ja eks mulgikrossil on juba nimi. Iga motospordihuviline Eestis teab, mis asi on mulgikross. Ja ma arvan see üks ja teine muidugi peab tänama Aavo Lehokit, Triisad, Kovalit, Popkovsi, et nad kõik siin on ja rahvale tsirkust teevad. Kõikides võistlusklassides toimus 2 starti, meie kaameraga jälgisime esimest vooru. Raja sõitsid lahti kõige nooremalt poisid, kus tsiklite kubatuuriks kuni 65 kuubikut. Mõlema sõidu 6 ringi oli konkurentidest üle Lauri Lehtla. Teise koha sai Ranna Ruusna ja 3. oli Harri Kallas. Siin nad on oma vanuseklassi 3 kiiremat poissi. 85 kuubikuliste stardijoonelt leiame poisse, kes eeloleval suvel on sihikule võtnud juba Euroopa ja maailmameistrivõistlused. Taavi Nassaril on see karastus juba eelmisest hooajast olemas ja kodus on ta konkurentidest üle. Järgnevas grupis jagasid kohti Jüri Triisa, Kristjan Rätsep, Martin Leok ja Priit Rätsep. Kui sõita jääb veel 2 ringi, on ülekaalukas liider äkki raja kõrval. Mis juhtus? Start läks päris hästi ja 2 ringi enne lõppu läks ainult käigukast. Läks katki. Avasõidu võidab Jüri Triisa, teine on Kristjan Rätsep, 3. Martin Leok. Teises stardis Taavi Nassar võidab, kuid ettepoole 4. kohta ta enam ei tõuse. Teisena lõpetanud Jüri Triisa on mulgikrossi üldvõitja, 3. lõpetanud Martin Leok on samal kohal ka kokkuvõttes. Kristjan Rätsep on küll selles sõidus 4, saab aga kokkuvõttes 2. koha. Vurride klassis on favoriidiks nimekas soomlane Niko Kaladje. Kohe stardist pääseb ta ette, kannule jõuavad Georg Allikas ja Anti Kala. Raevukalt hakkab oma ebaõnnestunud starti parandama Edik Kuusk. Päris kaugel on esimesel ringil veel Henri Remma, ettepoole rüüb ka lätlane Aigars Popkovs. Soomlase head minekut ei sega miski. Kõva pingutus kannab vilja ning Edik Kuusk on peagi teisele positsioonil. Esikolmiku kiirema ringi sõidab aga välja Henri Remma. Ka teise stardi võidab Niko Kaladje, teise koha võtab siin Edik Kuuse ees Henrik Remma ja tuleb ka kokkuvõttes teiseks. Seda võrdsete punktide juures Edik Kuusega, kes on mulgikrossi 3. mees. Mõlema stardi 4. on kodurajal sõitnud Anti Kala. Pika võistluspäeva naelaks oli 500 start ja loomulikult maailma hetke 6. mees Aavo Leok. Joonel veel Toomas Triisa, Jaanus Koval ja 3 tugevat lätlast. Start õnnestub kõige paremini Aigars Popkovsil. Aavo Leok jääb esimeses kurvis veidi karpi, head positsiooni ei saanud ka Toomas Triisa. Esimesed 3 ringi juhib Popkovs. Aavo Leok näiliselt ei kiirusta, on aga peagi lätlasel kannul ja siis kohe ka möödas. Toomas Triisa saab jagu küll Aigars Litvinovsist ja Mairis Levantsist, aga teist kohta ta enam püüda ei jõua. Aavo Leok lihvib ringe apteekri täpsusega ja on ülekaalukas võitja. Teises stardis on pilt sama. Aavo Leok saab kindla võidu. Toomas Triisa näitab nüüd oma potentsiaali ja võtab 2. koha. Kaasa oli teises stardis ka soomlane Niko Kaladje ja lõpetab seekord 3. surudes Aigars Popkovsi 4. Ja see tähendab, et kokkuvõttes saavad eestlased lõpuks ikkagi kaksikvõidu. Mulgikrossi võitja Aavo Leok, teine mees Toomas Triisa. Tundus nii, et sa võtsid asja väga rahulikult, et ei seganud see, et lätlane Popkovs läks algul eest ära. Ei, no ma nägin, kuidas sikkel käis 2 poole, ma vaatasin, et aega on, et mis ma siin ikka lammutan. Stardi võitmise peale sa nagu välja ei läinudki? Ei, muidu ei olnud hullu, aga betoonstart natuke uus asi ja tõmbas ratta natuke risti, ei saanud korraga minna. Muidu ei olnud hullu midagi. Kas Viljandi rada siin võiks näiteks kandideerida MM-etapile mõnes sooloklassis? Miks ei võiks? Natuke ümber teha siin asju ja väga hea, mis siin ei oska midagi. Palju hullemaid radasid MM-il on. Teise kohamehe Toomas Triisa sõidus on veel suuri reserve. Start on see, mis on 50% võidusõidust, et kui see läheb nahku, siis on väga raske ette tulla. Vaatasin, kui sa lõpetasid ja prillid peast ära võtsid, et sul oli endale natuke ette heitada. Kindlasti ei olnud üldse täna sõiduga rahul mina, mis viga on. Ei tule täna nii hästi välja.
tugevamatest vaatas sõitu raja kõrvalt Hollandi MM-etapil käeluu murdnud Juss Laanso. Mis nüüd tulevik näitab? No tunne on juba päris hea, tahtsin juba eelmine nädal tsikliselga ronida ja trenni minna, aga käisime siin doktor Ants Kassi juures, ei lubatud veel, öeldi, et oota nädal aega veel, et ei tohi liiga vara ka minna, et kui uuesti teeb haiget, on palju hullem. 500 B-klassis võitis mõlemad stardid soomlane Peeter Vikman. 2 korral oli kodupubliku rõõmuks teine Viljandi motoklubi esindaja Marko Heinmäe. Järgmise koha pärast käis äge heitus ja 2 stardi kokkuvõttes lahutas 2 meest vaid 1 punkt. Lõpuks siis 3. Gert Põldveer ja 4. Jüri Makarov. Koguni 55 meest oli rajal harrastajate klassis, kus peeti 2 eelsõitu ja lõpuks finaal. Esikolmik oli Kaido Kase, Marek Talviku ja Ott Saareväli. Üks mees peab vedaja olema, aga sellise suure krossi ettevalmistamine on tegelikult meeskonnatöö. Te ei usu, aga meie meeskond õudselt väike, meie meeskond on 5-liikmeline. Ma pean Viljandi firmadele õudselt palju suuri tänusid ütlema, sellepärast, et on väga kindlad toetajad, ei pea otsima, kauplema, kõik teavad, et kevadel on mulgikross ja seda toetatakse. Kas mõne krossi lõppedes on olnud tunne, et see on viimane, rohkem ei tee enam? Ei, veel ei ole ja teab head meelt, et on tulnud näiteks tänavast tuli meeskonda üks uus mees Leiten juurde ja väga vahva on, et on sellised kindlad mehed, kes võtavad kindlat tööd ja teevad ära. Jõudu jätkamiseks! Aitäh!